Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige Märksõna tõttavast päevast. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Tere tulemast kuulama Meediapalati 4. episoodi. Seda episoodi ette valmistades tabasin ma end mõttelt, et kas veebruarikuu, mis meil just lõppes, pole mitte Eesti meedia jaoks kõige pidulikum ja suurejoonelisem kuu. Ühe kuu sisse mahub Eesti laul, millele ERR suurel määral rõhku paneb, vabariigi aastapäev koos paraadi, presidendi vastuvõtu, kõnede, kontserdite ja etendustega. Lisaks veel sel aastal käis kõva valimisteks valmistumine, mis täitis nii mõnegi meediamaja kukru suure kullakoormaga. Nüüdseks on trall läbi, aeg on kaineks saada ja tõsise tooniga edasi minna. Kristoffer, kui tõsine ja kaine see meie tänane saade siis tuleb? Meie saade tuleb äärmiselt tõsine ja äärmiselt kaine. Tere tõepoolest ka minu poolt. Meil on hea meel tervitada saates häid kursaõdesid Kassandra Piirioja, tere! Tere! Ja Eliise Kivi, tere ka sulle! Tere, aitäh kutsumast! Täna on meil menüüs erinevaid huvitavaid teemasid, mis on ajakirjanduses kajastust saanud ning esimesena võtame ette kõige viimatisema sündmuse. Nagu me kõik teame, siis 5. märtsil oli väga emotsioonide rohke õhtu. Kõik erinevad emotsioone oli näha ka erinevate erakondade valimispidudel, mõnel juubeldati suurest rõõmust, teisel aga oli, võib ehk öelda, matuse meeleolu ning märksõnadeks saaks veel tuua kibestumise, pettumuse ja taevani ulatuva kriitika. Esimesena võikski rääkida veidi valimisõhtust, just televisiooniprogrammi näol. ETV-s oli eetris valimiste õhtu saade, kus käisid erinevad poliitikud ja eksperdid valimistest rääkimas ning loeti kokku erakondade hääli ning spekuleeriti, milliseid koalitsioone on võimalik moodustama hakata. Mul tekibki siit nagu esimene küsimus, et kas ja kuidas valimisõhtuga rahul jäite? Minu meelest oli väga professionaalselt läbi viidud, et ümberülitused olid meeldivalt kiired, sujuvad, saatejuhid olid väga head. Sisult ka üllatavalt nagu mitmekülgne, kuigi saade oli iseenesest nagu pikk ja pealtnäha keeras ainult valimiste ümber, siis nagu minul igal juhul igav ei hakanud, et jälgisin põnevusega. Ja sama, minul ka absoluutselt igav ei hakanud, ma sain kõik vajaliku informatsiooni kätte, ETV kajastas seda väga hästi ja põhjalikult. Ja just neid valimispidusid oli ka väga huvitav vaadata, et kellel siis oli meeleolukam ja kellel siis mitte nii väga. Te vaatasite kõik ERR-i valimisõhtut? Jah. Ma viskasin pilgu peale teistele ka, et ma alustasin õhtut Postimehega, sest see algas lihtsalt varem kui teised. Siis ma vaatasin ka Delfi üle, aga Delfi seda õhtut ma väga kaua vaadata ei suutnud, sest neil millegipärast ei olnud kaameral statiivi. Hakkasin kohe segama. See absoluutselt hakkas mind kohe segama. Mina vana kaameramees. Ja siis seal see pilt niimoodi kõikus, et seda oli tõesti ebamugav vaadata ja see stuudiokujundus ei olnud ka nii professionaalne kui Postimehe ja ERR-i puhul. Mis mulle Postimehe puhul silma jäi, oli see, et nad kutsusid kõikide erakondade esindajad sinna stuudiosse ja tegid nendega lühikese sükse intervjuu. Ja huvitav oli see, et kõik teised erakondade esindajad käisid üksinda, aga siis EKRE esindaja Martin Helme läks stuudiosse koos oma naisega. Nii et ma ei tea, mis sõnumit see lüke endas kannab või kes tuli selle idee peale, et kutsuks Martin Helme koos oma naisega stuudiosse. Igal juhul see oli huvitav tähelepanek selles mõttes, et kui meil on mitu erakonda, kes kannavad konservatiivsed või tahavad kanda pereväärtusi justkui edasi, miks siis ühel erakonnal on siukene nagu lava antud, teisel mitte. ERR-i puhul mulle meeldis see graafikaekraan, mis seal oli, kus pidevalt näidati seda statistikat, et see oli huvitav ja no terve õhtu vältel olid minul küll emotsioonid laes. No mina, Martin, arvan, et see Martin Helme sinna naisega tuli, et see ei olnud mingi selline etteplaneeritud otsus või midagi taolist, et kas ta naine seal rääkis juttu ka seal või? Teate, ma ei vaatanud seda päris lõpuni. Ei, ta rääkis ikka, ma arvan, päris niisama teda sinna ei veetud, aga kui see oli et vaevalt seal mingit suuremat tagamõtet on, aga mis ETV puhul mulle meeldis, seal samamoodi käisid kõik erakondade esimehed käisid kohal ja mulle tunduski, et ma natuke ka vaatasin üle seda Postimeest, nägin ka, et tegelikult see formaat tundus olevat üpris sarnane kõigil. Nüüd ETV-s, mis mulle väga meeldis, oli intervjuu Ülle Madisega ja seal ta selline rahulik, tark, mõistlik jutt ja ta nagu me tuletas meelde seda, et tegelikult see valimistulemus ei muuda nagu drastiliselt seda Eesti kurssi. Et kõiki peab tegelikult olema põhiseadusega kooskõlas ja mitte ükski erakond üksinda mitte midagi teha ei saa, et peab olema koalitsioon. Siis ta rääkis ka natuke lubadustest ja ta tõi välja ühe lubaduse, mis oli, mida ei saa Eestis ellu viia.
See on see, et võtta ära kohalike omavalitsuse valimisõigus mitte Eesti kodanikel. See on põhiseaduse vastane, sest et kohalikel valimistel peab olema pikaajaline elamisluba, mis tähendab, et näiteks keeleoskus peab olema püsiv sissetulek ja allub põhiseadusele ja muud taolist. Aga muidu tähelepanekud selle valimisõhtu saatega, et jaa, et tempo oli väga hea, samamoodi nagu sa ütlesid, siis graafika oli suurepärane ja no saatejuhtide puhul oli ikka toodud korralik kahurvägi sinna, eks ole, Ojakivi, Reikop, kes seal oli, Taavi Einaste ja üks naljakas aspekt, mis minu arust oli see üleminek Kaja Kallase kõnele, võidukõnele, kui Helme samal ajal stuudios oli ja seda ära katkestati. Ja mul on ka see järedalt meeles, et see oli päris meeleolukas, et just kuidagi poole sõna pealt nagu oodake üks hetk, et kuna valimistulemused olid siis selgunud, siis Kaja Kallas pidas seal reformi peol nii-öelda kõne ja siis just, et samal ajal oli stuudios Helme, et see oli väga meeleolukas. Ma parandaks, et see mitte Taavi Einaste, vaid Taavi Eilat oli vabandan, jah. Faktiviga. Aga Martin Helme teatas juba valimisõhtu kõnes, et e-hääled on võltsitud. Põhjuseks tõi ta, et Reformierakond sai ebanormaalselt palju hääli. Mida te arvate sellest ideest e-hääletuste üle kontrollida? No tegemist on tegelikult ikkagi väga tõsise süüdistusega, et kui nii suur hulk inimesi kahtleb, siis las nad mingu pealegi ja kontrollivad. Ma ise muidugi ei usu, et midagi mäda on, me oleme ikkagi Eesti riik. Ma arvan, et kui see võimalus on e-hääletada, siis see on väga oluline, et inimesed, kes parasjagu kohale ei saa minna, et neil oleks see võimalus e-hääletada. Ma nõustun, et e-valimised on juba mõnda aega, nagu neid on kasutatud, et miks peaks just nüüd siis midagi valesti olema. Ja ma tooksin lihtsalt juurde selle, et kaotada peab ka oskama seda väärikalt, et see läks lihtsalt nalja tegemiseks lõpus ära, et tooks sarnase joone Trumpi puhul, et kohe kui Trump hakkas nii-öelda hääli kaotama, siis oli just tegu ebaausate valimistega, mitte nii-öelda siis konkurendi paremusega. Aga see EKRE idee seda e-hääletust üle kontrollida, et tegelikult, kui me nagu suurt pilte vaatame, siis alati on hea, kui ollakse nagu kriitiline mingite asjade suhtes ja et kõigile meile on hea see, kui tehakse nagu täiendavat kontrolli, et me keegi ju ei taha, et hääletamist oleks võimalik võltsida, aga EKRE võib nüüd omale korralikult kanda astuda, kui nüüd tuleb välja, et kõik oli tehtud korrektselt ja ilmselt tulebki nii välja. Et EKRE puhul oligi nagu natuke humoorikas või naljakas see, et nad ise ju ütlesid, ärge palun e-hääletage. Et see on võltsitud värk ja nüüd nad küsivad, et miks meil ei olnud e-hääli. Aga nagu eilses televisioonis Helir-Valdor Seeder ütles, meil on õigusriik ja kõik võid kohtus käia ja kõik on selles mõttes korrektne. Eesti puhul ongi see, et mis on meil suurepärane, on see, meil on mitmekesine valimisvõimalus, ehk siis näiteks ju käiakse ka kodudes valimiskastiga, siis väliseestlased saavad e-hääletada, et see kõik on ainult positiivne. Et e-hääletamist hakati arendama aastal 2001, 22 aastat on seda täiendatud, mida mina isiklikult nagu väga usaldan. Ja no tegelikult ju toimus e-häälte siis süsteemi presenteerimine ka kõikidele erakondade liikmetele, kes seda tahavad näha ja EKRE sinna kohale ei läinud, et selles mõttes seal on natuke tegu ikka soovimatusega ka ja selles mõttes, et kriitiline olla on üks asi, teine asi on see, et sa avalikult meedias ja niimoodi avalikus ruumis levitad mingisugust narratiivi, mis tegelikult nagu loob usaldamatust riigi institutsioonide suhtes. Et sa võid olla kriitiline, aga siis aksepteeri seda, et see kriitilisus oli näiteks põhjendamatu ja siis tunnista seda, et me eksisime. Aga ma olen üsna kindel, et kui nad ei suuda tunnistada valimiskaotust, nad ei suuda tunnistada ka seda, et nad eksisid mingi koha peal. See ei lähe nende narratiiviga kokku. Meediapalat. Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtust on nüüdseks küll üksjagu aega möödas, kuid kuna meil vahepeal saadet ei ilmunud, siis räägiks natuke ka selle aasta presidendi vastuvõtust ning sellest, mis siis oli seekord erinev varasematest aastatest. Selle aasta põhiline erinevus oli see, et presidendi vastuvõtul ei olnud kätlemisel enam tutvustust ning külalised tulid presidendi juurde kätlema ühtlase voona. Selle tulemusena on kätlemise osa kiirem ja sujuvam. Kas te vaatasite presidendi vastuvõttu ja kuidas te uue formaadiga rahule jäite?
Ja mina küll vaatasin kindlasti harjumatu formaat. Nimesid samas ma ütleks, et ma natuke tundsin puudust, et ei olnud niimoodi nägupidi kõik ei tunne, et oleks tahtnud ikkagi kuidagi näha, aga kui ma mõtlen selle peale, et kohalviibijate peale, siis neile kindlasti kergendused polnud tundide viisi nii-öelda tühja ootamist. Samas ma ei tea, kas nii-öelda edaspidi ka niimoodi jätkub see formaat nii-öelda, aga ma arvan, et uusi asju peab proovima, et ma täitsa võtan selle seisuga. Ma nõustun Kassandraga, et alguses oli harjumatu, aga ma ise olen suht kindel, et kui see sama formaat peaks jätkuma, siis paari aasta pärast ma mõtlen, et kuidas me kunagi viitsisime vaadata kõik seda kätlemist, et tegelikult milleks nagu on vaja kõiki neid nimesid öelda ja oodata tundide viisi, et seda pidu oli ka ikka täitsa lõbus jälgida ja jah. Mina olen ka täitsa nõus, et see oli õige tegu, et see on täitsa okei, et varasemalt jah, tõepoolest see kätlemine kestis mitu tundi. Mina seda mitte kunagi ei vaadanud, kui siis vaatasin ainult seda kõnet ja kontserti, et mina olen rahul, et see tseremoniaalne heerold siis nii-öelda sealt ära jäeti. Vabariigi presidendi vastuvõtt kohati meenutab mulle mõnikord moeshow'd. Sest et iga ühele midagi on ju, et see on tegelikult hea platvorm on ju Eesti moelojatele, et samal õhtul või järgmisel hommikul on meedia seda tihedat moekunsti analüüsi täis, et kes mida kandis ja nii edasi. Jah, ma vaatasin ka seda presidendi vastuvõttu ja ma arvan, et ma pole varasematel aastatel nii pikalt seda vaatanud, sest tavaliselt on see mul käinud mingisuguse tegevuse taustaks, näiteks mingi söögi tegemine või mingid muud asjad, mida sa teed ja siis see on lihtsalt käinud näiteks elutoast taustaks, aga nüüd ma nagu täitsa vaatasin seda ja ma ei tea, kas varasematel aastatel on ka see olnud, et nagu toimuvad lülitused selle kätlemise ja siis saali vahel või mitte, aga see aasta oli seda nagu hästi palju ja see oli kuidagi liikuvam ja seda oli minu meelest nagu mugavam vaadata. Ma tundsin ka natuke puudust sellest, et nagu ei tutvustatud, sest ma arvan, ma mingi 75% inimesi ei teadnud sealt on ju või isegi nime ja nägu ei oleks kokku pannud. Aga kui keegi oleks öelnud või tutvustanud, siis see oleks võib-olla parem olnud. Teisest küljest ma ei viitsiks vaadata seda, kui see oleks täispikkuses, nii nagu see vanasti oli. Jah, aga selle külaliste ootamise puhul oli see ka ju, et muidu varasemalt pidi seda kätlemist seal ootama, aga nüüd seekord pidi ootama ikkagi seda pildistamist seal. Et ootamist oli nagunii, sest vanasti oli see, et käteldi ära ja tehti pilt on kohe otsa minu teada. Jaa, aga kas pildistamine, sa ei pea pilti tegema või peab või? Ei, sa ei pea, aga kõik tahavad. Kõik tahavad ikkagi seda no pick, no proof. No pick, no proof, jah. Mälestuseks. Aga seda vabariigi aastapäeva üritust on ka tegelikult kritiseeritud. Ja nagu eelmises saateski, me tuleme ka seekordse saates ilmselt selle keskpäevatunni juurde, kus siis Strandberg rääkis, et see on üks elitistlik tilulilu ning kõik, kes sinna on kutsutud, peaksid selle nagu ise kinni maksma. Et mis te sellest arvate? On see siis üks elitistlik tilulilu? Ei. Kindel konkreetne vastus on ju? Jah. Mina ka nagu sellega nõus ei ole, et tegemist on ikkagi olulise üritusega Eesti rahvale ja seal ju käib kaasas ka see teenetemärkide andmine. Ehk siis kokku võib seda nagu üritust võtta siukse sõnaga, et märkame ühiskonnas olulisi tegelasi ja premeerime neid aastapäeva pidustuse näol. Et tegemist on traditsiooniga, mida minu arvates tuleb hoida. Ma mõtlesin seda, et kui meil on probleem selles, et see programm läheb liiga pikaks õhtu jooksul, kas ei võiks äkki vähendada need inimeste arvu, keda kutsutakse, sest mõned inimesed on vist seal nagu 25 aastat järjest iga aasta käinud. Et võib-olla kutsuda vähem inimesi ja just rohkem et siis see väärtus sinna minekul on ka suurem nendele, kes lähevad kohale. Me saame inimesi tutvustada, me päriselt nagu saame teada, kes need inimesed on ja miks nad sinna kutsutud on. Ja siis need inimesed, kes seal käivad, see varieeruks, siis ei tekiks siukest tunnet võib-olla, et see on siuke elitistlik tilulilu. Ei, aga sinna ju kutsutakse alati kindla kategooria nii-öelda alusel, et igast suuremast ametialast või midagi taolist. Ühesõnaga kategooriast midagi taolist on kutsutud mingid oma ala tipud on ju. Et ma ei tea, kas see nüüd vähendamine nagu oleks õige, et siis, kui need oleks veel vähem neid inimesi, siis võib-olla tõesti saab juba kutsuda see elitistlikuks tiluliluks, et siis on küll nagu siuke. Ma arvan, et Martin mõtleb siin just nagu uusi tulijaid, et nemad saaks ka kõlapinda, mitte need, kes ongi reaalselt aastakümneid seal käinud, keda me tegelikult näo nimärgi tunneme, et kas või siis kajastada kuidagi neid uusi inimesi rohkem või anda neile ka mingit nii-öelda tähelepanu, kas või nime näol.
ja et näiteks president ju saaks valida igal aastal mingi temaatika, mis valdkonna inimesed see aasta rohkem tunnustab, et siis see võib-olla saaks valdkonnale ka rohkem tähelepanu pöörata terve aasta vältel. Siuke idee tekkis mul. Hea küll. Ostsid ära? Ei, ma ei ostnud seda ära, sellest mina arvates need vanad tegijad, seal on ka inimesi, Heinz Valk ja kõik, kes on olnud Eesti taasiseseisvumise juures ja nad on väga olulised persoonid ja neid peaks nagu minu arust näitama ikkagi avalikkuse ees. Et minu arust peaks nemad ka ikka kutsuma, et päris nii ei saa, et me kutsume ainult nagu uusi tulijaid ja tutvustame neid, et need vanu tegijaid peab ka ikkagi minu arvates kutsuma, et see oleks nagu vale, kui me neid nagu ei näitaks, sest nemad võib-olla nii tihti enam pildis ei ole ja see on üks üritus, millal nemad pilti satuvad. Ma nõustun sellega, et kas just kutsumata jätta need, aga lihtsalt see, et leida nii-öelda tasakaal, need vanad olijad, tulijad ja siis uued näod. Okay. Kas te Meelis Oidsalu seda arvamusartiklit lugesite, mis oli siis pealkirjaga Vabariigi aastapäeva kontsertlavastus on oma aja ära elanud, ilmus siis ERR-is 3. märtsil. Jaa, lugesin selle läbi küll. Mis te arvate nendest ettepanekutest, mis Oidsalu seal tegi Vabariigi aastapäeva tähistamise osas? Ta rääkis seda, et ühe suure pidustuse asemel ja ühe suure kontsertlavastuse asemel võiks olla üle Eesti palju pisikesi pidustusi ja selliseid kultuurisündmusi ja lisaks teatrile ka mingisugused spordiüritused ja siukesed asjad, et seda pidustust rohkem üle Eesti laiali viia. Ma mõtlesin kohe selle rahalise aspekti peale, et see üks nii-öelda kontsertetendus vastuvõtt on kindlasti soodsam, kui hakata nüüd rändama mööda Eestit, et mul oli esimene mõte kohe see. Ma ka ei tea, no oleneb, kui hästi see nagu lahendatud on, et tegemist on ikkagi presidendi vastuvõtuga on ja kui me hakkame nüüd iga pool väikestes külades neid kontsertetendusi näitama, no ma ei tea, see programm läheb jällegi liiga mahukaks siis ju, et võib-olla ma ise olen seda mõtet, et panna nagu rõhk ühele suurele peole. See kontsertlavastus iseenesest oli see aasta täitsa meeldiv minu meelest. Minu meelest ka see oli suurepärane. Jaa. Et see, kuidas ta kirjeldas seda meile nii-öelda seda rasket aega, mis meil praegu on ja et paremini ei oleks saanudki minu meelest. Jaa, et kõik see lavakujundus ja kõik oli tume ja sünge ja nii edasi. Mis mulle eriti nagu emotsioone tekitas, oli see kummardus meie seast lahkunud heliloojatele, et seal tehti Urmas Sisaskile ja Riho Sibulale ja siis kui Riho Sibula kuulapse ajal need näitlejad hakkasid seal laval lihuga laskma, siis see küll üllatas mind ja tekitas nii-öelda hääda tunde, et suudame ka rasketel aegadel rõõmu tunda. Ja kui lõpetuseks mu isamaa on minu arm tuli, siis tõeline kulminatsioon ja võttis ikka pisara silma küll, kui nii võib öelda. Nõus, patrioot tõusis. Ja. No selge, aga kas teil oli sellest õhtust mingeid eredamaid hetki, mis teile meelde jäid? Mina näiteks, minu õhtu kõige eredam hetk oli see, kui presidendi kõne oli ja siis Nublu sügas nina. Ja see oli väga ilusti kaadrisse võetud. Mulle ka üldiselt meeldis jälgida, kuidas inimesed kuulasid kõne ajal või pigem magasid, ma ei teagi täpselt, kuidas öelda. Aga samas arusaadav ka, nad on hommikul varajasest ajast juba üleval paraadivärki ju. Kõne oli muidugi pikem ka kui tavaliselt. Jüri Rötta sõidis oma abikaasa käest kinni, et ta pikali ei kukuks ja magasid. Minul oli ikkagi see eredam hetk oligi see kontsert, et see meeldis mulle kõige rohkem. Ja, nõus. Ja kui naisena veel natuke midagi välja tuua, siis väga maitsekad kleidid olid naisterahvastel. Ausalt, et väga selline puhas, lihtne, hästi kena oli vaadata. Ja ülikonnad olid ka täitsa kobedad, ma vaatasin. Olid jah? Ja, kellel kõige parem oli? Kõik olid maitsekad riidus. Oi, ma ei tea, presidendil oli väga ilus pintsak. Samas Ratasel oli väga ilus triiksärk. Et seal need kombinatsioone teha, siis ma paneksin kokku Ratase triiksärgi, presidendi selle pintsaku ja ilmselt siis Urmas Klaasi lips oli ka see, mis mul silma jäi. No selge, väga hästi. Räägime natuke sellest kõnest ka, et Vabariigi aastapäeva otseülekandeid jälgis ETV telekanalite vahendusel vähemalt 15 minutit üle 400 000 inimese, ehk siis täpne arv on välja toodud ERR-i lehel 431 000 inimest, täpselt siuke ümmargune arv. Ja see Kantar Emori teleauditooriumi mõõdiku uuringust siis otse järelvaatamine tuleb see välja. Peaaegu sama palju kui valijaid. Jah, ma ei mäleta neid numbreid peast. President Alar Karise kõne jälgis 196 000 inimest
räägikski natuke sellest kõnest, et nagu kindral Martin Herem ütles, siis vanasti oli kõne pidamine sihuke oluline sündmus, inimesed tulid kokku ja kuulasid, mida riigi peal öelda on, aga milline roll on nagu sellisel presidendi kõnel tänapäeval, et kui tegelikult info jookseb meile kogu aeg ette? No sellega ma olen nõus, et on ju presidendi kõne on alati olnud pikk ja praegusel ajal võib-olla enam ei suudeta niivõrd keskenduda pikkadele ja sisukatele kõnedele, kuid president ju puudutab tegelikult väga erinevaid olulisi teemasid meil ühiskonnas, et näiteks oli julgeolek, vaimne tervis, energeetika, palju muud, et aastapäeva kõne peabki olema sisukas, kuid omaette teema on see, et kuidas seda võimalikult efektiivselt teha, et ma arvan, me kõik nõustume, et siit tuleb see lugemissoovitus, Üpsilonis on meie õppejõu Kaspar Kruubi analüüs Alar Karise kõnest, aga siiski ma olen arvamusel, et võib-olla tulekski presidendi kõne puhul rohkem süveneda sellesse kuulajal ja päriselt aktiivselt kuulata, sest tavapäraselt me seda väga tihti ei tee ja meil ongi see info üleküllus ja eriti noored ei ole enam võimelised aktiivselt keskenduma, kuid see võiks olla üks nendest hetkedest, kus päriselt aktiivselt kuulatakse ja mitte ei lasta lihtsalt taustal kõneleda. Nõus, et see mõte kumab palju paremini läbi, kui sa oled päriselt selles kõnes sees ja nagu keskendud ja võtad aega, et nagu mõelda, mida on millega tahetud öelda. Lisaks minu meelest, eriti nagu praegusel keerulisel ajal, kus toimub nii palju, siis see kõne ikkagi näitab ka kokkuhoidvust pluss julgustab inimesi, et annab ka mujal maailmale selge sõnumi meie nagu seisukohast ja kuidas me oleme valmistunud tähtsateks asjadeks ja pluss haridus on ju ka väga oluline küsimus ja teema. Kas te suutsite jälgida seda? Sest mina, kui ma vaatasin, nagu mu eesmärk oli see lõpuni vaadata, aga ma pingutasin 2-3 korral, mul oli siuke tunne, et ma ei jaksa enam, aga ma ikkagi vaatasin, et kuidas teil see kogemus oli? Ma sõin kilu võileiva kõrvale ja jõin šampust, nii et ma suutsin keskenduda päris hästi. Sa olid meelestatud ju. Läks libedalt. Mul läks hästi. Mina ka keskenduma pidin, raske oli ilmselgelt, sest pole harjunud võib-olla nii pingsalt kuulama ja pikka aega, aga mind see nagu nii kõvasti ei häirinud, et see nüüd pikk oli, et mulle meeldis see sisu ja tegelikult presidendi kõne puhul võib-olla sa juba aimad, millest hakatakse rääkima, aga alati tuleb see üllatusmoment, et näed, kui tore, et ta selle ära mainis. Ja mu kommentaar ei olnudki mõeldud kriitikana selle kõne suhtes, lihtsalt tähelepanek selles osas, kuidas auditooriumi nagu harjumused on muutunud. Ja. Ma hakkasin selle peale mõtlema, et miks me ei kasuta presidendi positsiooni näiteks sükeste tähtpäevade puhul rahvusvahelisel areenil Eestile tähelepanu juhtimiseks. Et president pidas sükse pika kõne, see oli pikem kui pool tundi vist, on ju? Jaa, oli küll. Ja tegelikult nagu kuskil meedias ma ei näe peale siis ERR-i, et oleks mingisuguseid väljalõikeid sellest tehtud, et kuskil uudisloo keskel küll, aga kui me vaatame näiteks seda, kuidas Zelenski kõnesid peab ja oma sõnumit maailmas levitab, siis Zelenskil on väga kõva kommunikatsioonitiim, kes nagu lõikab välja lühikesi klippe, just neid kõige mahlasemaid klippe tema kõnedest ja neid pannakse internetis levima. Et miks me Eestina seda ei tee või kas te arvate, kas see oleks üldse kohane teha sükest asja neil? Zelenskiga võrrelda on natuke vale selles mõttes, et Zelenski on praegu väga kõvasti pildis teistel põhjustel, mitte see, et ta neid kõnesid peab. Ma arvan, et Alar Karise kõne puhul ta jääb rohkem ju ikkagi Eesti keskseks seal selles mõttes ja ma arvan, et ülejäänud maailma väga see Eesti keskus nii väga ei huvitaks. Zelenski puhul küll, ta räägib seal Ukrainast ja värki, aga see on teistel põhjustel, miks inimesed seda mujal kuulavad, eks ole. Aga Alar Karise puhul, ma ei ole kindel, kas meil on üldse vaja seda väljaspoole Eestit suunata, sellepärast, et see kõne on mõeldud meile eestlastele ikkagi. Ühest küljest küll, aga võib-olla teisest küljest saaks Eesti turundamiseks väga palju ära teha, kui disainida presidendi kõne nii, et see läheks internetis vairaliks. Kas sa ei arva seda? Nii-öelda 2 ühes siis. Mõtled, et nii Eestile suunatult kui siis, ei, selles on kindlasti iva, aga ma arvan, et meil on kujunenud mingi süsteem, mingis mõttes formaat välja, kuidas meie seda kõne oleme siis kokku pannud ja esitanud, et ma ei tea nüüd, kas meist oleks tegijaid nii-öelda sinna poole. Kaja Kallas ju tegelikult on palju saanud seda kõlapinda Euroopa Liidus, et
et ma ei tea, ma ei usu, et see nüüd vajalik on, et me seda presidendi kõnet, mis on suunatud ainult eestlastele tegelikult, sest see on Eesti Vabariigi aastapäev, et kas seda oleks vaja, seda kõnet just oleks vaja siis suunata väljaspool Eestit, sellega ma oleks kriitiline selles osas, aga idee on iseenesest hea, et me peame rohkem pildis olema ka välismaailmas, kui näiteks president käib kuskil üritusel, räägib meil e-riigist, on ju, e-residentsusest, e-valimistest, et siis muidugi võiks seda ju rääkida väljaspoole, aga Eesti Vabariigi aastapäeva kõne puhul, kuna see kõne on suunatud eestlastele, siis ma seda võib-olla ei teeks. Igal juhul sel aastal me mõningat muutust Vabariigi aastapäeva tähistamise programmis nägime. Siit saabki vaid küsida, et kuidas edasi. Selle küsimusele saame vastuse juba järgmise aasta veebruaris. Meediapalat. Hiljuti astus üks huvitav tegelane kindla sammuga üle Eesti piiri Moskva poole ning seejärel juba Venemaa poolt okupeeritud Donbassi. Me räägime täna rahuliikumise koos eestvedaja Aivo Petersonist, sünnimega Krõõlov, kes postitas sotsiaalmeediasse videoid vägagi äärmuslike jutupunktidega, võiks öelda, et lausa Kremli-meelsetega, mis jõudsid otsapidi ka ajakirjandusse. Mis te arvate, kas see käik oli moraalselt õige või pigem taunitav? See kindlasti viskab õhku palju küsimusi, et kuidas ta üldse sinna sai, mis oli eesmärk, on ju, et see, mis tema väitis, et Ukraina sõja teemat käsitletakse vaid ühepoolselt ning pannes siis ennast tõetooja rolli, et see eesmärk on ka minu meelest kaheldav, eriti kui arvestada täna hommikust ERR-i uudist, kuidas Aivo Peterson siis ütles, tema reis maksti kinni siis Venemaal tegutseva organisatsiooni poolt. Ma ei tea, minu meelest see moraalselt õigeks pidada oleks seda ikka väga imelik. Ma vaatasin seda lühikest klippi, ma ei tea, kas need terved videod on ka kuskil avaldatud või? Mina olen ka neid lühikest klippe ainult Twitteris. Jaa, et ta räägib seal seda, et meie ajakirjandus on ebaobjektiivselt või mitteobjektiivselt kajastanud seda, mis toimub Ukrainas ja et seda on tehtud ainult Ukraina poole pealt ja et me levitame ainult Ukraina seda vaadet olukorrale. Et ühesõnaga, et ta süüdistab tervet Eesti ja lääne ajakirjandust samal ajal, kui ta ise saab rahastust mingisugustelt Vene organisatsioonidelt ja ma arvan, et tegelikult me ei pea seda nagu kuidagi põhjendama, et miks see on moraalselt väär, aga lihtsalt huvitav, et seda nagu niimoodi eesti keeles tehakse, et ma saaks aru, kui seda tehtaks vene keeles, aga et kas nad päriselt arvavad, et eestikeelse auditooriumi seas on piisavalt inimesi, kes seda nagu vastu võtaks? Ütleb küll nagu, et ta üritab, ei taha teha liiga ei ühele ega teisele, aga see on suht ilmselge, et ta paneb ju meid nagu halba valgusesse. Ja, et see venepoolne perspektiiv on ja ideest ma saan aru, aga Venemaa on agressorriik, miks me peaksime nende perspektiivi üldse nagu jälgima või nagu miks see peaks meile oluline olema, et see on ilmselgelt vale ja ma tooks välja veel paar tsitaati, mis ta seal ütles, et ma soovitaks kõikidele hurraa patriootidele tulla korraks Mariupolisse enne, kui te rõõmustate sõja võimalikkuse üle Venemaaga. See sõda ei pruugi olla meile võidukas, vaid samasugune, et pole ühtki tervet maja, hoonet, üldse mitte midagi, et lähedased ei pruugi ellu jääda. Nad võitlevad ja surevad ehk selle nimel, et Eestis ei oleks hullust, satanismi oma 99 transgenderiga. Et need kõik on ilmselgelt väga kremlimeelsed ja venemeelsed jutupunktid ja laused, ja tuleb siin nüüd täheleni panna, et tegemist on, või oli Riigikokku kandideerijaga või poliitikuga ja sellist käiku valimiste ajal teha nagu äärmiselt ebamoraalne ja ka minu arvates on see ilmselgelt moraalselt taunitav. Ta on ka selle rahuliikumise koos või miestje eesotsas, et tegemist on väga veidra rahuliikumisega, see on ilmselgelt Kremli-meelne, mingit rahu nagu sealt läbi nagu ei paista, et ja samuti on see ühendatud Eestimaa ühendatud Vasakparteiga ja Igor Rosenfeld, kes on Vasakpartei liider, nüüd hiljuti tuli ajakirjandusse ja ütles, et koos, see rahuliikumine koos üritab siis erakonda kaaperdada ja nemad Venemaa poliitika poolt ei ole, ehk tahtis selle süü suunata liikumisele, mitte nagu sellele erakonnale. Aga siin võib olla veel üks põhjus, miks see nii oli ja see on raha, et nüüd hakkab ju Eestimaa ühendatud Vasakpartei saama 30 000 eurot aastas, sest nad ületasid 2% valijaskonnast, mis on tegelikult see on päris kopsakas summa
ja nüüd neil ongi need kõnelused, et kuidas seda raha nagu jagada. Minu arvates nüüd tuleb nagu eriti tähelepanelikult seda vasakpartei ja seda liikumist nagu jälgima hakata, et nad seal Ida-Virumaal liigselt palju seda platvormi saaks, sest olgem ausad, et Venemaa võib ju sellisel juhul seda väga efektiivselt ära kasutada näiteks informatsiooni operatsioonide näol ja seda me ilmselgelt ei taha. Jah, et see rahuliikumine on huvitav rahuliikumine, see Peterson siis nagu kutsub üles, et Eestis peaks tekitama ülestõusu ja peaks pidama sissisõda, et see on huvitav viis rahu mõista. Samuti see ka, et Eesti kaitsekulutused peavad olema alla 1% SKT-st ja et me peame olema neutraalsed kõikide riikide suhtes, et me teame, mis see neutraalsus meile kaasa on toonud ajaloost, et me ei saa olla neutraalsed ilmselgelt. Ja kui lisada seda ka, et prokuratuur on nii-öelda hinnanud seda olukorda ja nende hinnangul siis pole toime pandud kuriteoga, küll aga see kindlasti nagu kompab neid eetilisuse piire, et me ei saa seda kindlasti nii-öelda vaikides lihtsalt pealt vaadata edasi. Kuidas siis ajakirjandus seda teemat üldse kajastas? Et kas te tegite mingeid kindlaid tähelepanekuid ajakirjanduse kajastuse näol? Alguses ma olin üllatunud, et siuke asi üldse toimunud on, sest minust oli see täiesti mööda läinud. Et mul ei olnud nagu mitte mingit aimugi, aga nii palju, kui ma siis vaatasin, siis mul on tunne, et ajakirjandus ei ole tahtnud talle eriti nagu seda platvormi anda, et temast on nagu, et ei ole see tema see nagu provokatsioon ei ole nagu läbi läinud, aga võib-olla võiks rohkem välja tuua just neid aspekte, miks see ei ole moraalne kuidagi rahulikus võtmes. Sest muidu on see, et nagu, et ta teeb tegelikult päris siukse piiripealse asja ja nagu ta ei saa mitte mingit tähelepanu ühest küljest, jah, et me ei andnud talle platvormi, et ta provokatsioon läheks läbi, teisest küljest see nagu mõnes mõttes normaliseerib seda, et ta võibki teha, see on tema, ta teebki nii. Ma võtaks ka rohkem võib-olla mingid kriitilisi arvamuslugusid selle teema kohta näiteks, et rohkem see negatiivne pool just nagu välja tuua. Aga samas ajakirjandusel ongi väga oluline roll selliseid uudiseid kajastada ja mina märkasin esimesena seda üldse Twitteris ja siis ma mõtlesin küll selle peale, et kas ajakirjandusega jõuab ja väga loodsin, et jõuab ja jõudiski õnneks. Et see on väga hea, et ajakirjandus nii kriitiline on. Samas see on ka loogiline, sest ta ilmselt esitas Kremli neid jutupunkte, mis on ilmselged. Aga jah, me võime siis öelda, et Aivo Petersoni käitumist me ilmselgelt moraalselt õigeks ei pea, kindlalt seda taunime ja oleme jätkuvalt edasi selle teema puhul kriitiline. Meediapalat. Ka sel aastal on eestimaalaste seas kiirgi kütnud üks tank, nimelt kui eelmise aasta augustis eemaldati Narva lähistelt Vene tank T-34, siis veebruari lõpul jõudis Eestisse Ukrainas hävitatud Vene tank T-72. Meedias sellest mingil määral on juttu olnud, kuid minu meelest hakkas koheselt peale selle jõudmist Vabaduse väljakule ilmuma rohkelt arvamusartikleid ajakirjanduses. Mida meie siis sellest asjast arvame, kui kõik juba midagi arvavad? Ma näen asja üsna kahest otsast tegelikult. Ma saan aru, et see tanki eksponeerimise eesmärk oli näidata, et agressorit on võimalik võita ja et me jälestame seda, mida on korda saadetud, aga teisest küljest see tekitab nii suurt segadus, sest et ühest tangist just taheti nii väga lahti saada ja teist nüüd nii hirmsasti tahetakse eksponeerida ja pluss ajakirjanduse pealkiri ka, et hävitatud Vene tank Vabaduse väljakul, et kui nii palju on neid lugejaid, kes lihtsalt vaatavad pealkirja järgi, et sellest on võimalik nii valesti aru saada. Seda oleks pidanud võib-olla natukene rohkem läbi mõtlema, sest sinna hakati lilli ka viima ja värki. Ja see teema nagu tekitaski ühiskonnas palju seda poleemikat ja ma arvan, et sellel oligi see kaks põhilist probleemi. Esiteks ongi see, et inimesed ei saa sellest tankist üheselt aru. Et nagu sa ütlesid, et sinna hakati lilli viima, et see on ilmselge näide, kuidas inimestel on erinevad arusaamad, neil tekivad selle tanki suhtes erinevad narratiivid. Siin juhul siis tõenäoliselt viidi lilli hukkunud Vene sõdurite mälestuseks. Teine põhjus, miks see poleemikat tekitas, on see asukoht. Et Vabaduse väljakul liigub äärmiselt palju inimesi, kaasa arvatud ka lapsi. Tegemist on hävitatud sõjamasinaga, mis tekitab erinevates inimestes erinevaid emotsioone. Üheks võib olla ka hirm
ja just laste puhul tuleb nagu olla ettevaatlik, et sellega mitte tekitada võib-olla mingeid traumasid, sest meedias näidatakse neid sõjakoledusi pidevalt, et võib-olla linnapilti poleks vaja seda tuua, et seetõttu ma arvan, et meil pole nagu suurt probleemi sellega, et inimesed ei mõista neid sõjakoledusi, aga no üldiselt ma mõistan, miks selle tanki nagu presenteerimine oluline on, kuid kardan, et selleks on valitud lihtsalt vale koht, et see tank võib-olla võiks siiski olla sõjamuuseumis. Ma nõustun, et see on tõlgendamise küsimus, et noh, ma usun, et riigi plaan ei olnud nii-öelda tekitada selle tangiga mingit tüli või arusaamatusi, aga lihtsalt ongi igal ühel oma kogemused, näiteks need, kes mäletavad siis veel taasiseseisvumisaja Vene tankide horde, et neid valdavad ilmselt pisut teistsugused emotsioonid kui siis see, mis eesmärki praegu taga aeti. No jaa, aga ma mõtleks, et ma muidugi ise teletorni ei kaitsnud, et mind polnud siis olemaski veel, aga ma mõtleks, et noh, et need tanki kolonnid, mis siis Eestis liikusid, et kas just ei peaks tekitama seda tunnet, et noh, et 90-ndatel need tankid veel sõitsid, aga nüüd need on hävitatud, et kas see just ei peaks mingisugust võidurõõmu tooma esile? Peakski, idee ju oligi selles, aga inimesed saavad teisiti aru ja vastavalt oma kogemusele, me peame nendega ka nagu arvestama selles mõttes, me peame mõtlema selle peale, et see ongi kogu see nende nõukogudeaegsete mälestusmärkide eemaldamine on ka sama asi ju, et inimesed saavad teisiti nendest asjadest aru. Kui meie võtame neid kui ajaloo mingeid näiteid, me ei ülista neid mitte kuidagi, siis on inimesi, kes ülistavad seda aega, ülistavad seda võimu, mis tol hetkel oli, et seetõttu see tekitabki sellist poleemikat ja sellepärast ei tohikski võib-olla see Vene tank seal Vabaduse väljakul olla, et see teine võis, mis ma rääkisin, see, et kuidas see lapsi ja noori mõjutab, on ju, et Triin Seema kirjutas selle arvamusartikli sellest, et ma olen ka nagu sellega nõus, et see tekitab inimestes erinevaid emotsioone. Ma arvan, et see aeg oli ka nii-öelda natukene kehv, selles mõttes, et näiteks mis ma olen lugenud, et Rakvere linn ei soovinud just peamiselt seetõttu, et sellel on nii-öelda enne valimisi selline propagandamaik juures seoses siis sellega, kes hetkel kaitseminister on, et ma saan ka sellest nii-öelda vaatepunktist tegelikult aru. No see on jah ühe linna perspektiiv, ühe valimisringkonna nagu asi, aga üleriigilises mõttes ma tegelikult ei saa sellest kriitikast aru, et me kritiseerime seda, et me tõime hävitatud Ukraina tanki, kui meil ühiskonnas on poleemikat tekitanud just see, et me oleme nii palju sõjalist abi andnud Ukrainale, siis minu meelest see on just see näide sellest, et vaadake, mida me oleme nagu suutnud teha, et noh, okei, see tank ei ole otseselt Eesti relvaga hävitatud, aga see on väga tugevalt seotud sellega. Ja öeldi vist ikkagi, et see, noh, et Eesti Javeliniga see maha lasti. Oli nii, jah? Ja, et see oli üks põhjustest, miks see sinna toodi. Okei. See läks minust täiesti mööda. Jaa, aga noh. Aga seda vingeb ju. Seda vingeb muidugi. Meie puhul ongi, aga ma räägin, noh, ongi see, et kahjuks on neid inimesi, kes saavad sellest asjast ja neid on nagu palju, see ei ole ainult mingi seda näitasid ka valimised, et neid on palju. Jaa, aga kas meie ülesanne ei peakski siis olema ühiskonnas läbi siis selliste asjade nagu näidata neile, et meie ühiskonnas ei tolereerita siukseid väärtusi, mida nemad endaga kannavad, et meil on vaba ühiskond ja meil on inimõigused, et kui nemad nendele asjadele vilistavad, siis ma ei näe, et me peaksime nagu mingisugust tolerantsust mängima selle koha pealt. No, tolerantsust tegelikult ju ei olegi mängitud selles suhtes. Ei no, aga see argument, et me ei saa tanki presenteerida, sest et keegi võib haavuda selle peale. Inimesed viivad lilli sinna. Jaa, aga need lilled koristatakse ära ja elu läheb edasi või milles see probleem on? Siis peab mingi valvuri sinna panema. Seal on turvafirma pandud valvama. Kes reaalselt korjab lilli nagu kogu aeg. Selles mõttes jah, mina selles nagu nii suurt probleemi ei näe, et tead, me võime küsida, et mis see nagu otsene eesmärk oli sellel tanki toomisel. Et võib-olla see otsene eesmärk oligi tekitada positiivseid emotsioone, mingites inimestes see tekitas negatiivseid emotsioone, no et seal tekib mingisugune lahkheli. Teisest küljest võib-olla see tank nagu täitiski oma eesmärki juba sellega, et ta neid emotsioone nagu tekitas. Et see juba sellega, et see puhtalt kohale toodi, et see tegelikult tõi ju selle teema meedias ja inimeste vahelises suhtluses väga tugevalt esile. Et see võib-olla oligi see nagu suurem eesmärk selle puhul, et see ei peagi ilmtingimata positiivseid emotsioone esile kutsuda. Ja just see, et see diskussiooni tekitas nagu, et see jõudis ajakirjanduses, see näemeliselt muidugi väga oluline. Ja. Et sellega ma olen täiesti nõus sinuga. Aga meedia koha pealt, ma ei tea,
te saite mu seisukohast juba aru, aga minu meelest nagu oleks võinud seda rohkem demonstreerida, et miks mitte nagu Kaitseväe kõrged sõjaväelased oleks võinud seal ees mingit kõne pidada või mingit siukseid asju, RR-i otseülekanded või nagu rohkem presenteerida seda, et see siia toodi. Ma ei tea, kas asi on minus, aga kusjuures minu puhul oli nii, et see tanki tulek üldse läks nagu täiesti mööda, et kui ta juba kohal oli, siis hakkas nii-öelda see kajastatavus pihta. Et ma ei tea, kas teil oli ka nii, et või kui see nii-öelda tank toodi, siis juba olite kursis või? Ma ei tea, see tuli minu jaoks üllatusena, et see nagu pauti oli kohal lihtsalt. Mina saingi seda meediast teada selles mõttes, aga ma enne ei teadnud sellest. Et see plaan üldse, et tuua see tank nagu, sellest ma ei teadnud küll midagi. Just, et see osa ka võib-olla oleks natuke nagu nii-öelda. Seda oli Poolas ja Tšehhis ka tehtud, aga ma ei olnud üldse kursis, ma lugesin ainult seda pealkirja alguses, et hävitatud Vene tank Vabaduse väljakul, ma olin nagu, mis nüüd toimub, ja siis ma sain ka aru, kui ma selle läbi lugesin, et need inimesed, kes ei süvene piisavalt, saavadki lihtsalt nii valesti asjast aru. See on, seda samas on nii väga vaja hetkel just valimiste eel vaata ja et võib-olla seda eelkommunikatsiooni oleks võib-olla võinud olla rohkem teavitust. Aga ma saan nagu aru et seda diskussiooni peab tekitama. Aga minu teada, kas oli Leedus, kui seal oli ka see purustatud Vene tank ja siis seal tehti ka siuke aktsioon, et see kallati punase värviga üle, et me peame arvestama ikkagi sellega, et inimesed saavad teisiti nendest asjadest aru. No vot, aga liigume tanki teema pealt siis edasi lõputeema juurde. Jaa, et ma märkasin oma igapäevasel Delfi naistega sirvimisel ühte äärmiselt huvitavat ja olulist artiklit, nimelt TikToki ja OnlyFansi staar Aella väites, et käis 2022. aasta jooksul siis vaid 37 korda duši all. Põhjuseks tõi ta, et ta püüdis mitte liigselt häirida oma naha loomulikku mikrobiomi. Lugupeetud saate naiskülalised, ma pakun, et teie käite aastas tihedamalt duši all kui 37 korda. Kas te tunnete, et olete oma loomulikku naha mikrobiomi sellega häirinud? Pean sulle pettumuse valmistama, ma ei ole lugenud mitu korda ma enda aastas pesen, küll aga ma julgen arvata, et see on pisut rohkem ja mikrobioom selle peale ma ka ei ole mõelnud, aga nüüd kindlasti peale seda artikli lugemist ma võib-olla mõtlen selle peale. Mina lugesin kokku, kui palju mina aastas duši all käin. Lugesin kokku keskmiselt käima duši all 3 või 4 korda nädalas. Ma võtsin selleks arvus 3. Aastas on 52 nädalat, mis tähendab, et ma käisin aastas 156 korda duši all. Ja mul pole ausalt öeldes oma naha mikrobiomi kohta ühtki halba sõna öelda, et mina ei ole märganud, et see mingid probleeme must tekitanud on. Või Martin, kuidas sul on, et kas... Ma ei tea, ma mõtlesin nende suurte arvude peale, et kui palju vett sa raiskad. Jaa, otte siit oleme selle kliimaküsimuse juurde, kas me peaksime nii palju vett raiskama? Jah, asi pole hügieenis, asi on kliimas. Asi on alati kliimas, et me ei saa ainult nagu enda vaatepunktist vaadata, meie mikrobioom. Ja see on isekas, see on väga isekas. See on väga isekas suhtumine, et me peame siin ikkagi mõtlema üldsuse heaolule ja kliimale kindlasti. Samas mitu korda te nädalas pead pesete? Tihti või? Ei tea, mul on juukseid umbes 2 sentimeetrit. Nad vist lasevad kõik koos. Tüdrukutel on vist eraldi see, et peapesupäevad ja... Ja see on nagu kõik läbi mõeldud ja analüüsitud. Ongi. Nädala plaan paika pandud selle järgi, millal on puhas pea. No ma enda kohta ei arvutanud välja, aga ma vaatasin, et 37 duši all käiku aastas tähendab 3,08333 perioodis käiku 6. Okei. Ehk siis... Minu kui trenni inimesele siis täiesti mõeldamatu ausalt öeldes. See on üldse nagu naljakas teema, mida üldse Twitteris oma jälgijaskonnaga nagu jagada, et ma ei tea, kui uudisväärtuslik see info on, midagi peab seal olema, kui Kroonika on seda kajastanud ja see on meieni jõudnud ja kui Christopher, hea naistega jälgija, et siis tema ise ka jõudis, siis ja ta avas selle, siis ma arvan, et täitis oma eesmärgi. Ei, see on kindlasti, see on väga uudisväärtuslik teema, sellepärast nagu me tõime välja selle veekasutuse ja kliimaperspektiivi, et selles suhtes siuksed uudised minu arvates peab kindlasti kajastama ja ma tahaks, et sellist teemat tuleks rohkem peavoolu meediasse, sest see on äärmiselt oluline, ja samuti see mikrobiomi mõte ka, et me hoiaksime oma naha mikrobiomi siiski. Ja, no selles mõttes, et
tegelikult niisugune teema võiks ju olla valimisstuudios vabalt üks küsimus, et mitu korda te pesete. jah, selline icebreaker. Jah, et sellega on nagu hea alustada, see on hea teema, jõuab minutiga ära rääkida ja üldse ma tahaks tegelikult roheliste kommentaari selle teema osas. Et mis nad sellest arvavad? Järgmine kord stuudios. Aga ma leidsin sealt alt anonüümseid kommentaare ka, siis hügieenisoovitusi. Sul lugesid ka seda? Muidugi ta luges. Jaa, ma lugesin 2 korda. Üks kommentaar ütleb siis niimoodi. Mina näiteks teen alati saunapäeva. Panen sauna kütte, joon viina ja õlut ja hommikul ärkan ei jõudnudki sauna. Hing on vähemalt puhas. Ja teine kommentaar oli siis selline, et see on juba vähemalt poole rohkem, kui mina käin. Arvan, et see aasta olen käinud vist maks 2 korda, kui sedagi. Ja siin ma tahaks lihtsalt ära mainida, et see artikkel ilmus 5. märtsil. 3 kuu peale 2 korda. Et selles mõttes see 37 ei ole mingi näitaja. Jaa, et eestlased on rääkinud, võime öelda. Et see, kes seal 2 korda on käinud, on ju, et tõeline kliimaaktivist ja müts maha. Vähemalt nende mikrobioom ei ole liiga palju häiritud. Jaa, seda ka, jah. Jah, mõtleme ka nende peale, kes seal mikrobiomi osad on. Võimegi võib-olla nagu öelda nüüd siin, et hea kuulaja, ära riku oma naha mikrobiomi, ära käi nii tihti duši ajal, ära raiska vett nii palju, ole kliimasõbralik. Jah, ole inimene, ära ole loom. Jah, õige. Tänane saade on jõudmas lõpp-punkti. Tänan, et kuulasite. Leidke meid Instagramist ja Facebookist. Täna olid külas kursuajad Kassandra Piirioja ja Eliise Kivi. Saadet juhtisid nagu ikka Kristoffer Muraveiski ja Martin-Erik Maripuu. Peatse kohtumiseni. Kuulmiseni. Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam number. päevast. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meedia pala.